kaua sa raadios oled töötanud? See on väga hea küsimus. Ja kui ma lisan kõik aastad kokku, siis ma julgen öelda, et enam kui 20 aastat. 20 aastat. Ehk siis Sky Plussi algusaastatest oled juba minu ajalugu raadioga algab veidi lokaalsemast paigast nimega Saaremaa, kus ma ise pärit olen. Seal on selline asi nagu Kadi raadio. Siiamaani töötab ja seal on eetris siiamaani ka minu mõni sisse loetud jingle või kõll. Nii et selles mõttes kõik on korras. Ja sealt ma alustasin vaikselt tasahilju enam-vähem 5 aastat seal ja nüüd siis juba pea 16 aastat siin Tallinnas raadios Sky Plus. Ehk siis põhimõtteliselt umbes nagu meie kooli sõlmast on võimalik ronida üles? Jah, põhimõtteliselt kui see on raadio vastu huvi, siis igalt poolt saab üles, kui sa vähegi saad aru, mis asi raadio on. Aga mis sind on nii kaua raadiotöö juures hoidnud, et alustasid 20 aastat tagasi ja siiamaani, et mis see hoiab siin? Raadio muutumises, eriliselt just selle tehnilise osa poole pealt, sest kui mina alustasin, siis olid väga tavalised sellised asjad nagu kassett ja ka minidisk. Ehk ma usun, et te teate, mis asjad need on ja siis tulid CD-d värskelt, ehk CD-plaadid, mille pealt mängiti muusikat, see oli selline nagu esimene inimene kosmoses, see oli nii äge, nii lahe, kassetti pidi kerima, nüüd siis on plaadi pealt ainult nupuvajutus ja kõik see, kogu see areng esiteks ja siis täna hoiab mind raadio juures see, et ükski päev ei kordu. Iga päev on erinev, iga päev toob sulle midagi uut ja põhimõtteliselt igast päevast sa midagi õpid, iseasi, kas sa suudad ka seda märgata, mida sulle siis kätte tuuakse. Okei. Sa töötab praegu Sky Plussis kellena? Minu suurem ametinimetus on muusikajuht, aga ma töötan ka produtsendina, aidates siin erinevaid saateid valmida ja toimetades põhimõtteliselt igal rindel. Ja mis su igapäevatöö siis on? Tuled siia Sky Plussi ja mida siis igapäev teed? Kui palju meil aega on selles mõttes, et siis ma saan öelda, kas ma alustan näiteks sellest, et kõigepealt tuled hommikul varakult siia ja kontrollid, et kõik toimib, kõik töötab, mis on raadio juures alati esmatähtis ja seejärel vaikselt elan sisse ja jätkan sealt, kus ma siis näiteks eelmistel päevadel on pooleli jäänud. Et toimetan erinevate promoklippidega, nende valmimise eest vastutan väga palju, kontrollingi lihtsalt see, et eeter oleks kõik korras, et eetris olevatel DJ-del oleks loodud kõik võimalused teha head raadiot ja head tulemust. Okei, aga kui sa kontrollid seda raadiotegevust, ütleme, et midagi läheb valasti, mis sa siis teed, kui mingi kriisiolukord tuleb, et raadiosse näiteks võib mõni vaikus tekkida või? Täna oleme hoolitsenud selle eest, et raadio kriisiolukorrast saavad aimu tegelikult väga vähesed. Et raadio ongi ju see, mis raadiost kostub. Ehk siis, kui mõni laul mingil ainulaadsel põhjusel peaks tulema 2 korda järjest, mida väga harva tõesti võib ka juhtuda, siis tegelikult tavakuulaja ei pruugi seda märgatagi, et see laulu esimene kord juba kõlas. Ehk raadio ongi tegelikult see, mida sa raadiost kuuled. Kui raadios on vaikus, siis see ongi raadio, mingil põhjusel on see vaikus seal. Et selles mõttes ei tasu kunagi nagu kuulajal muretseda, et raadiost midagi ei kostu. Aga tegelikult on raadio kriisiolukorrad sellised, mis nõuavad väga kiiret lahendamist ja esimene asi on eeter korda. Ükskõik, mis asi seal eetris tollel hetkel siis ka jõuab. Õige asi peab jõudma eetrisse ja seejärel jääb ka parandamiseks veidi aega. Aga ütleme nii, et tänapäeva raadio on juba suhteliselt nii-öelda turvatud, et see kriisiolukord paistab välja ainult tegijatele. Kuulajale arvatavasti väga harva. Mis juhtub näiteks siis, kui elekter ära kaob? Ka selle vastu on meil olemas oma abivahendid, aga ühel hetkel muidugi saab meie jõud siin raadiomajas konkreetselt otsa, aga me oleme lahendanud ka selle niipidi, et meil on, kuna raadio levib ikkagi mastide vahendusel veel täna, siis ütleme nii, et back-upid on olemas ka nende kohtade peal. Et jällegi, et kuulaja väga harva taipab või saab aru, et siin on midagi teistmoodi kui peaks. No aga kui palju siis umbes raadiost elekter ära võib minna, et
kui tihti seda ette juhtub? Ma arvan, et sul läheb kodus tihedamini elekter ära kui raadios. Ehk siis tegelikult seda väga harva juhtub, aga selliste asjade vastu oleme me suhteliselt kaitsetud ja see on üks põhiline asi, see energiaressurss, eks ju. Aga jah, tõesti, me oleme selle vastu ja me suudame sellele vastu pidada päris mitu head tundi, aga seejärel siis juba läheb asi mastidesse ja loomulikult samal ajal käibki tohutu lahendamine, nii et tegelikult sellist asja ei tohikski juhtuda. Vanasti raadiot lasti vinüülplaatidelt, lintidelt, et kus kohas te tänapäeval muusikat lasete, et mis on see nii-öelda source, et kus te saate selle muusika siia raadiosse, eetrisse? No, muusikatööstus on selle, ma julgen öelda, selle digitaalajastu suur pioneer ehk liigub väga tugevalt eesliinil, kas või näiteks see muusika striimimise võimalused täna, eks ju. Aga tegelikult on kõik väga digitaalne, e-mail on see asi, mille kaudu siis liiguvad loomulikult erinevad failivahetuskeskkonnad, kuhu siis on see info talletatud ja see on ka suuresti see osa, kus me siis oma muusika nagu saame. Et tänapäeval plaadi pealt on väga harva õnnestunud veel laulu sisse nii-öelda rippida või siis tõmmata, et see on selline lahe muuseumi tegevus juba. Aga seda on juhtunud ka üsna hiljuti, nii et selles mõttes me ei ole unustanud neid oskusi veel. Aga kas on juhtunud näiteks, et mõni laul tuleb YouTube'ist või kuskilt isiklikust arvutist? Välistatud. Selles suhtes, et kui ka raadio ei paku kvaliteetset, ütleme, soundi, siis on maailmas asjad väga tagurpidi. Et sellised asjad võivad muidugi juhtuda, aga ma hetkel saan rääkida meie raadiogrupi nimel, et me saame mängida ainult neid asju või neid laule, neid artiste, millel on olemas siis ka, ütleme, reaalne kiri kaasas või tunnistus ja teadmine, et see on kõik õige ja õigest kohast pärit. Kus kohast te neid laule raadiosse lasete, et kas teil on mingi programm, mis nagu paneb eetrisse või ise valite arvutist ja panete või kuidas teil see käib? Muidugi salasõna on server. Kogu business on serveris ja selleks, et siis asi eetrisse jõuaks, on meil erinevad programmid ja neid kasutades siis me, ütleme, teeme laulud korda ja seejärel siis juba ka õige programmiga kõik eetrisse. Ja hästi palju asju on automatiseeritud ja seda eelkõige sellepärast, et eetris olev naine või mees saaks teha oma tööd kõige paremini, ehk siis temal ei oleks selle tehnilise osaga väga palju vaja toimetada, ehk siis ta saab oma lausetele tähelepanu nagu siis suunata ja selle abil teha siis maailma kõige paremat raadiot. Mis juhtub näiteks siis, kui mõni inimene on mingisuguse erilise sooviga, et seda laulu ei ole lihtsalt saada ka YouTube'ist näiteks, et kas te siis leiate selle kuskilt, on teil mingi meediapank, kus te saate või lihtsalt jääbki soovile vastamata? Loomulikult meile läheb korda see, kui keegi soovib midagi kihvti, erilist ja teistmoodi, aga paratamatult me ei tee personaalset raadiot. Me teeme raadiot kõikidele oma kuulajatele ja kui üks soovib midagi sellist, mis on võimatu leida, siis me sellega ei vaeva oma pead. Me vaevame pigem sellega, mida ülejäänud 100 või 100 000 või 200 000 või 250 000 inimest ja kuulajad sooviksid saada. Et muidugi personaalne lähenemine igal alal, eks ju, eriti rätsepa juures on väga tore ja väga kihvt. Rätsep saabki aidata, aga kindlasti on ka temal selliseid hetki, kus tellija soovib sellist lukku või nööpi, mida ei ole võimalik teha või kätte saada. Et selles mõttes ei tasu oma energiat kulutada ühe inimese mure lahendamiseks, mis muidugi meditsiinis on jälle väga tähtis, aga raadiotööstuses või meelelahutuses võib-olla mitte. Kui vana on ühe laulu keskmine iga, et kui kaua te ühte laulu lasete, et kas on mingid kuu aega lasete või on ikka mõni laul, mis on aastaid püsinud eetris, et see on väga hea küsimus ja ütleme niimoodi, et igal laulul on oma teatud iga. Mõni laul paratamatult kestab kauem ja selline nii nagu, ütleme, laulu kohta võib öelda, et ta on selline nagu inimene. Et ühel hetkel ta on olemas, ta sünnib, teisel hetkel ta kasvab
siis on temal nii-öelda see aktiivne iga ehk täiskasvanu iga ja ühel hetkel hakkab see laul kõiki ära tüütama, mida inimese puhul võib-olla ei saagi öelda, küll aga laulu puhul saab küll ja seejärel lihtsalt harvemini mängida. Ja ma julgen öelda Raadio Sky Pluss kogemusele tuginedes, et ühe laulu selline iga sõltuvalt nüüd artistist ja tema aktiivsusest on selline pool aastat. Et kui laul sünnib, siis ta hakkab vaikselt inimeste teadvusesse jõudma ja kui siis näiteks pärast ühte kuud, kui laul on välja antud, jõuab see ka raadiojaamade playlisti, siis ütleme, seal ta kestab veel kuskil selline 4-5 kuud. Ja seal nüüd ongi siis sõltuvalt artisti aktiivsusest, eks ju, ka sotsiaalmeedia aktiivsusest, kuidas ta suudab oma laulu suurendada, võimendada, kõik see aitab sellele laulule alati kaasa. Ja on väga mitmeid juhuseid, kus laul ühes regioonis on juba läbi põlenud, teised regioonis alles avastavad. Ja selles suhtes on see väga huvitav jälgida. Aga õnneks see info on vähemalt raadio- ja meelelahutustööstuses nagu alati olemas, et millises riigis see laul on juba saavutanud teatud taseme ja millistes mitte ja kus regioonis see nüüd alles siis ilmub. Et see on väga, kuidas ma ütlen, peen business ja ka paika pandud süsteem. Et ilmselge on see, et näiteks kui Katy Perryl ilmub mõni laul, siis ta ei saa olla mitmes kohas samal ajal ja ta ei saa oma laulu presenteerida edukalt Euroopas ja ka Ameerikas. Et selles suhtes varasemalt oli see väga rangelt veel paika pandud, et kui Ameerika artistil ilmus laul, siis enne lubati sellel nii-öelda, ütleme, edukuse suhtes poole peale jõuda Ameerikas ja siis tulid ülejäänud regioonid, et artist saaks käia ja toetada oma laulu siis vastavalt Ameerika, Euroopa ja Aasia, eks ju. Ja anda ka kontserte. Täna lahendab need samad mured ära ikkagi see digitaalne elu, ehk siis laulud lihtsalt levivad võimatult kiiresti, YouTube on siin samamoodi abiliseks ja seejärel siis tulevad ka need maailmaturneed, mida siis väga hinnatakse artistide poolt nagu. Palju sa arvad, kas raadiol on veel tulevikku, kas ta kestab veel aastakümneid või on ta vaikselt suremas tänu internetile, YouTube'ile, stream-teenustele, et kaua raadiol iga veel on? Raadio muutub, nii nagu ka televisioon muutub. Raadio arvatavasti ära ei kao, sest keegi ei viitsi ju juhtmetega kunagi tegeleda. Eks ju, et selles mõttes raadio jääb, kui meelelahutusvormina ka raadios sisu muutub. Ja see on see asi, eks ju, et muusika kõrvale peab ikkagi jõudma ka midagi muud, midagi sellist väärtuslikku, mis inimesele läheb korda, on see siis see sisu uudis või siis ka näiteks materjal, mida sa näiteks YouTube'ist ei leia, et selles mõttes raadio peab suutma ennast teha põnevaks või põnevamaks ja seejärel ka raadio kestab ja muusika sinna juurde on lihtsalt meeldiva boonusena. Okei. Võib-olla äkki keegi meie vaatajatest tahab tulla raadiotööle tulevikus, et kuidas saada raadiosse tööle, et kas saab tulla näiteks õpipoisina, et ennast üles ehitada või siis peab õppimagi spetsiaalselt mingit eriala ja siis saabki kandideerida? Ma ütlen sulle nii, nagu mina ise tunnen, et seda tööd, mida ma täna teen, seda õppida kusagilt ei saa. Sellepärast, et kui sa lähed kuhugi kooli, siis sind vormitakse teatud kindla õppeplaani järgi. Ja sa saad kindlasti mingisuguse teadmise ja mingisuguse tarkuse, aga selleks, et olla nagu äge ja silma paista ja ka lahedana kõlada, selleks tuleb ikka kõvasti vaeva näha ise. Et sul peab olema see miski, mis sind ka oma sõprade seltskonnas näiteks eristab, et sa pead olema aktiivne, sa pead olema sõnaseadja, et seda nagu, ütleme, baasteadmised peavad olema igal alal, ka näiteks haiglasse tööle minnes sa võiksid ikkagi teada midagi ja sama on ka raadios, eks ju, et kuidas näiteks failiga ümber käia, mis asi see fail on, eks ju, ja millised on võimalused sul tegelikult siis selle faili töötlemise juures ja ka helindusest ja üldse sellistest asjadest võiks ju mingid baasteadmised olla ja loomulikult ka muusika väike ajalugu ei tule ju kahjuks, aga tegelikult see ülejäänud osa, ehk siis see sõnaseadmise oskus ja arusaamine, et mis on lahe meelelahutus, seda on koolis väga keeruline õpetada. Loomulikult saab lõpetada siis näiteks ka lähiriikides olevad mingisugused
meediakoolid või filmikoolid, eks ju, mis annavad sulle juba mingisugused teadmised ja seejärel ongi kõige parem alustadagi raadiost. Et konkreetselt näidata üles oma huvi ja uurida, küsida, kas on teil pakkuda minusugusele algajale midagi ja kui sa oled selle sees olnud pool aastat, aasta, sa saad aru, kas see pakub sulle midagi või mitte. Ja sealt edasi saad teha oma karjäärivalikud juba nagu ilmselgelt siis, et kuna sa oled juba selle raadio sees olnud, sa näed, mõnel juhul tundub, et see on väga pingeline, liiga närviline, mida ma ei saa öelda, et see oleks liiga närviline, pigem see on maailma kõige lõbusam töö, vaadates siin enda kolleege, et selles mõttes ma arvan, et raadiotöö on lihtne. Kas on ka mõni nõuanne meie kallile kooliraadio siis meeskonnale? Loomulikult tuleb kuulata raadiot esiteks nagu, et siis on aru saada, mis see raadio on ja seejärel võib-olla tekivad endal ka ideed, mida raadio sees paremaks muuta. Et see on see sama asi, et võib-olla tasub raadiot kuulates, ütleme, koolis olles esitada küsimused, mis siit puudu jäi. Ja kui sa tunned, et sul on palju vastuseid ja ideid ja ettepanekuid, siis neid ei tasugi endale jätta. Sellepärast, et väike start-up ja mõtlemine, ütleme, selle eel, see tulebki ainult kasuks ka raadiosse pürgival noorel inimesel. Aitäh teile, härra Vaido, väga meeldiv oli teiega suvelda. Palun ja me kohtume veel. Kindlasti.